vahetult enne starti siis 1.82 kõrgusalist lubas Eesti rõpakanaise Ranna Jušenkole. Üks tänavastest tiitlivõistluste medalistide eest mäletame siis vuoris 1.94 kaasamistele lubanud Vladimir Sevadinen, mis annab Jušenkole pronksmedali. Aga siin Liina Tšernov, kes siis väga häid aegu näidanud üsna 1500 meetri jooksul üsna Eesti rekordi alla jooksnud. Liina Tšernov on juhtimas ka sama võimsalt 800 meetri jooksu ja kes ei julgeb talle nüüd järgi minna, see on Birgit Kivi. Või Birgit Pihelgas. Ja Birgit Pihelgas, kes siis ka eile 1500 meetri jooksus kõva resultaati näitas. Ja nüüd head vaatajad, kiiresti tutvustame nimega meeste kaugusõppevõistlusest osavõtja. Pascal Berenbruch Saksamaal võistleb väljaspool arvestust. Mikk-Mihkel Nurmes Mikk-Mihkel Arno Rakvere kergejõustikuklubi liige. Juhan Kilomets spordiklubi Tekse 44. Richard Puls Audentese spordiklubi. Ken-Ruben Kaljumäe Põlva kergejõustikuklubi. Sören Jüras Kuusalu spordiklubi. Mihkel Saks Tallinna spordiselts 2. Mikk Merens kergejõustikuklubi tipp. Stanislav Tumanov spordiklubi CFI. Henrik Kõpper Audentese spordiklubi. Igor Sjunin Eesti Maaülikooli spordiklubi ja Markus Leemet spordiklubi Tekse 44. Enne hüppajate ja kaugusõppajate võimalused tutvustega lähemalt võistluse käigus ja siis kohe algamas, aga ei ole konkurentsi praegu esmajooksus Liina Tšernovile Eestis ja siit ta tuleb. Uue Eesti meistritiitli poole liikuvad siis sendistantsil naiste 800 meetri jooksuks ja siit ta siis liikumas on ja võrdlusest praegu kilomeetrit täpselt Kellinega liikum tuleb teisena, Kellinga tuleb kolmandana, kui nüüd tuleb vastasele võrdlusest tuleb taga. Aga võitja Liina Tšernov, Kellinega liikum võtab hõbeda ja kellega nüüd konkureeris seal Petri Kiviga, kes nüüd nii vapalt tõusis. See oli Evgenia Matejtšuk Tallinna spordiseltsist Kalev, kes võis teda siis siit edestada. Aga kõrgusõppes on küll, et naiste kõrgusõppes siis olukord sealmaal.